tähendab, eks pikad strateegilised plaanid tuleb teha ka 5 aasta peale, kuid meie igapäevane töö käib 3-aastast tsükli järgi, kusjuures siis me seda oma plaane nagu täpsustame, teeme selliseid prognoose veel 3 korda aastas, täpsustame nagu ette järgmised nagu 3 aastat kogu aeg. Et olla nagu õigel hetkel, et me ei maga midagi maha. Ma küsiks täpsemalt, te planeerite eelarvet siis? Tulueelarvet. Tulueelarvet ja see ei käi lihtsalt, et me vaatame nagu ühte oma toodet, me vaatame ja see ongi see suur kunst, seda õieti juhtida seda protsessi ja üldse ettevõtted on näha ka kogu majandusarengut ja ehitusarengut ja enda osa seal selles kontekstis ja vaadata, mis konkurendid teevad ja mõelda, kas on võimalik olla parem kui konkurent või vähemalt hoida oma turuosa, et mida see panus siis tähendaks nii või naa. Sest et reeglina, kui me alustame ju ehitame mingi tehase või toome toota, hakkame seda turule tooma, me peaks nagu nägema, kuidas see asi siin areneb ja kuidas see ehituse kultuur areneb. Sest et näiteks nende toodetega, millega meie alustasime siin need kuivsegudega betoniit, seda turul ei olnud üldse olemas enne. See hakkas alles siia tulema, aga me teadsime, et selline asi oli umbes 25 aastat juba Soomes alustanud ja oli väga edukas ja läheb edasi ja tänapäevani on edukas. Et ta igal juhul siia tuleb, me eeldame ka, et meil peaks olema ehituses see umbes selline kultuur, nagu on ka Skandinaavias, sest et tingimused umbes samad ja tahes-tahtmata meie inimesed on soomlaste alltöövõtud olnud siin rootslaste ja Skandinaavia ehitusettevõtete alltöövõtud teinud ja eks nad tulevad nende materjalid igal juhul siia ja tulevad neid ka küsima. Ja nii, et sellel baasil me teadsime, et me ei tee asja asjatult, et kindlasti see asi nii läheb ja nii läkski. Aga just see, et kuidas ta läheb, kui kiiresti läheb, me oleme olnud ju kogu aeg tegelikult natukene järel sellest turuvajadusest. Esimene aasta nüüd on selline, kus meil on nagu anda rohkem, kui turg võtab. Aga põhimõtteliselt oleme kogu aeg järele, sest et eks on ka meie omanikele raske olnud aru saada, et kuidas võib olla, et üks ehitus kasvab 25-30% aastas. Et see on nagu nende jaoks liiga kiire kasv ja arusaamatu ja kui me mõtleme, teeme panuse, rajame mingi tehase täiendava liini, siis on see läinud ikkagi niisugusteks vaidluseks just selle teemal, et kas võib olla jätkusuutlik siis see majanduskasv meil siin kas 10% või 8% või kaua see kestab ja nii edasi. Ja kui majanduskasv on olemas, siis tähendab on ka ju ehituse kasv, mis isegi veel kiirem peab olema, et majanduskasv jõuaks nii olla. Ehk see lisaväärtus peab kuskil tootma aga kuna Eestis on olnud vähemalt selle aasta suveni oli väga hea konjunktuur ehk usk sellesse Eesti majanduse püsivusse ja Eesti riigi suutlikkusse, siis kõik ju investeerisid siia ja panid palju raha ja ehitasid palju ja ikkagi ega inimene kodu ei ehita reeglina selleks, et minna elama mujale. Ta ehitab ikka endale. Ja nii kaua kui usk on, siis see näitas seda, et inimesed investeerisid ja ehitasid siin päris palju. Aga nüüd on see usk kõik mulle läheke, aga see on juba suur skeem, kuhu meie mõjutada ei saa. Aga meil on valmidus igal juhul toetada seda arengut siin selles mõttes. Aga need plaanid me teeme ja need me vaatame üle ja just niimoodi, et alustame ikka kaugelt. Vaatame majanduse kasvu, vaatame ehituse kasvu, vaatame võimalusi, nii vaatame ka näiteks panuseid Eesti riigi poolt, vaatame ka panuseid väljapoolt, vaatame Euroopa Liidu fondide raha, kuhu see tuleb ja kuhu ta läheb. Me ju praegu teame, et näiteks järgmiseks 7 aastaks on eraldatud suured summad üle 50 miljardi krooni. Eesti riik peab ka oma osa panema üle 60 miljardi krooni, mis on tegelikult Eestis üle 1 aasta kogu ehitusmaht. See raha küll ei lähe ainult kõik ehitusse, kuid me teame väga täpselt, et meie sektoris seal väga palju oodata ei ole otseselt, sest see on ehitus, infrastruktuur ja see, kuhu meie oma materjali ei anna, aga tähendab teede ehitused ja need asjad ei ole meie leib. Ehk ütleme seal prügimägede likvideerimine, linnade, asulate, veemajanduse korda saamine, kanalisatsiooni korda saamine, see ei ole nagu meie sektor. Me teame, et raha tuleb, ehitus käib, aga mitte meie sektoris ja seetõttu, aga kaudselt ta tuleb muidugi meile, kuna selle töö teevad ära Eesti inimesed ju, nad saavad raha ja palka ja teenivad ja siis ilmselt hakkavad ka selles sektoris investeerime, kus meie saame oma teeneid pakkuda, ehk materjali ja nii edasi. Et aga see võib võtta vähe viivituse ja aega. Kõige tähtsam, et siin peab saama see kokku nüüd see usk, et täna on õige aeg investeerida. Kui inimene vaatab, et nagu täna on situatsioon, ootavad, et korterihinnad lähevad alla, ehitajaid on juba, tööd on neil ei ole enam tööd varsti ilmselt selle tõttu, et keegi ei telli, pangad laenu ei anna väga head, et siis läheb kindlasti ehituse hind alla ja inimene ootab.
ja kõik ootab ja kogu kett läheb käima ja meie jääme ka ootama seda ehitaja tellimust, et andke meile materjali. Aga see on niisugune halb situatsioon meie jaoks, aga inimese jaoks muidugi hea, täna ei pea kohe otsustama.